Isamaa lubas eile õhtul jõuda viimaks otsusele, kas võetakse vastu Keskerakonna või sotsiaaldemokraatide kossad. Koos istuti siin samas kontoris eile õhtul lausa 2 tundi, kuid ainus otsus, milleni jõuti, on see, et võimalike partneritega tuleb hakata mängima mängu 15 küsimust. Tuleb natukene aega võtta rahunemiseks, sest ühtegi suppi, mida keedetakse palavalt süüa ei tohi, ja mõtlesime välja sellise sisulise lähendamise, et saadame oma piirkonna juhatuse poolt kõikide Tallinna volikogusse valitud erakondade juhatustele kirja, kus toome ära 15 valdkonda, kus me tahame teada nende vastuseid. Nelikliidu poolt tuli juba vastus, et nemad meilivestlusi pidama ei hakka ning tegid ettepaneku kohtuda ühise laua taga. No nendele küsimustele me ei vasta. Ükski neist küsimustest ei ole kindlasti selline, mille pärast jääks see koalitsioon sõlmimata, aga neid tuleb arutada siiski 4 koos ühise laua taga koalitsioonikõneluste raames. Valija ootab selgust, mitte üksteisele ju kirjade saatmist. Ja neid küsida teistelt erakondadelt 4 päeva pärast valimisi, kui kõik programmid on ju nähtavad ja debatid peetud, et kõik üksteise seisukohti kuulnud on huvitav, aga jällegi, et parempoolsed ei ütle, et me vastupidi, meil on juba kirjale vastatud. Et meie vastus ongi see, et parempoolsed.ee on kõik vastused leitavad. Ja kui tõesti mingi küsimus jääb lahti, siis alati saab üle küsida. Ja see üle küsimise koht võib võtta telefoni, kõige lihtsam viis. Aga teine võimalus on alati see, et läbirääkimiste laua taga istutakse. Me võime nimetada neid eelkonsultatsioonideks, et saada siis selgust, kui on nagu nii palju küsimusi Isamaal. Isamaa teise peiu ehk Keskerakonna poolt toimus täna suur salatsemine. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart jäi terve päeva vältel ajakirjanikele tabamatuks ning levisid kuuldused, et tegelikkuses ollakse Isamaaga juba käed löönud. Õhtul kutsuti ajakirjanikud siiski kokku ning Kõlvart kinnitas, et mingit salajastiili ei ole. Härra Kõlvart, vabandage minu otsekohesus, aga millest siis selline saladus täna Keskerakonna poolt? Saladus, miks siis saladus? No terve päeva ikkagi ju Keskerakond jäi täna ajakirjanikele kättesaamatuks. No meil oli päris oluline arutelu ja kuna täna käivad läbirääkimised erinevates omavalitsustes, siis me ei saa tegeleda ainult Tallinna asjadega. Salaja ei ole diili ära teinud? Ei ole. Ja mulle tundub, et see ei ole ka Isamaa huvides, aga kindlasti ei ole ka meie huvides. Keskerakond on otsustanud küsimustele vastata küsimustega ehk saata Isamaale vastu omapoolne arupärimine nii linnaruumi, liiklussüsteemi kui ka kõikide teiste valdkondade kohta. Meil ei ole midagi varjata, et kui kedagi huvitavad meie seisukohad, siis me oleme valmis vastama. Ka see on võimalik, et konsultatsioonid toimuvad kirjalikult, aga see tähendab, et see on ikkagi kahepoolne protsess, ehk siis me ootame siis vastuseid ka meie küsimustele. Siin tuleb kaaluda ja mitte emotsionaalseks kohe minna. Meie valija tõesti eelistab 70% ulatuses liitu Keskerakonnaga. Aga kuna meil on ju olnud hiljuti väga hea koostöösuhe ka Nelikliiduga ja meile tegelikult Isamaa poole pealt tundus, et see oli mõistlik ja meie huvi on see kõige suurem, et me saaksime venekeelsed inimesed ühisesse inforuumi ja ühisesse kultuuriruumi tuua. Isamaa käes on täna küll oksa jämedam pool, aga kindel on see, et ühel hetkel kellegi kannatus katkeb. Kuklasse hingab linnavolikogu esimene istung, mis toimub paari nädala pärast ja 6 aja jooksul tuleb kokku panna linna uus eelarve. Vihastamiseks aga ruumi pole, mis tõttu ei tõtta Ossinovski ja Kõlvart Isamaale tähtaegu seadma. Jah, ma arvan, et operatiivne vajadus on olemas, et tuleks uus linnavalitsus, aga meie kannatus ei lõppe, meie saame kannatada ka opositsioonis. Isamaa jaoks tegelikult on vaja langetada väärtusvalik, aga loomulikult teisel pool on ka oma ahvatlused, ega selles pole ju ka kahtlust, et kahekesi saab ametikohti rohkem ja on mõnusam ka kahekesi valitseda. Isamaa on valmis partneritega kohtuma kõige varem pühapäeval. Riina Solman andis eile õhtul lootust, et hiljemalt nädala jooksul võiks pilt saada selgemaks, sest linnaelanike huvides on uus linnavõim kokku saada. Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on koostöö Keskerakonnaga välistanud. Kõlvarti sõnul võivad poliitika tormituled kaardipakki veel segi lüüa, kui Isamaa end otsustamatusega nurka mängib. Siis on kõik variandid võimalikud. Kes esimesena kelleni jõuab, No poliitikud tihti midagi lubavad, aga poliitiline olukord muutub ja siis lubadused ka muutuvad.